Tere 2025 ja tere uus looduskanal. Lähme täna siis meriforelli püüdma. Vaatame, kas õnnestub kätte kaada saada. Ilm on suht heitlik. Tulles oli jäävihm. Väljas on -4. Aga mõnus. Ma ei tea, täitsa tavalise pleki hõbedase võiks ju töötada väikse värviga või? Ma panen väikse värviga praegu. No vaatame, teeme need esimesed visked siis samas kuskilt. Väga sügavale ei hakka ronima, aga siin on veidikene jääsuppi ees. Esimene viskaja kohe ritt pooleks. Naksti. Mis kehvasti see uuesti. Lähme käime poest, ostame uue ridva ja siis lähme uute kohta, nii kaugele enam Tallinnast ei saa tulla. Jäi teine tagavara ritt ka koju kahjuks täna. Nii et õpime vigadest, mis seal ikka. Näeks muidugi kahlemist püksid jalga. Ei viitsinud ära hakata võtma, nagu nii on. Kohe uuesti tagasi kalale minek. No nii, Bobos käidud, 1 litt vantud, teine asemele saadud. Loodame, et kalastuskund teeb seekord ka imesid. Suvel ta mu jõeka ridva parandas ära. Nii et loodame, et selle Merika oma teeb ka korda. Ja lähme proovime nüüd teisest kohast uuesti. Alla ei anna, kell on alles 3:12. Päev on noor. Nii et võidlab pihku, äkki saab kala kaua ridvaga. No nii, uues kohas nüüd. Vahepeal tuli päike välja. Vaatame, mis siin toimub. Parapparapara. No. Sopis on kerge. Kerge jääsupp. Aga muidu on päris kena. Peab vaatama lihtsalt, kus kohas täpselt püüda saab. Kus jääsupi sisse nagu ei viska väga. Aga mis seal ikka, paneme kiiresti riidesse, kell on nüüd juba 12:30 läbi veidi. Ja siis saame pilduma hakata. Kõik on uus jaanuarikuus. Nii et vaatame siis, mis see uus ritt endast kujutab. Võtsin Bobost uued landilõksud ka, natuke väiksemad. See, mis ennem oli, see oli päris jurakas. kodust olid kõik otsa saanud ja
nüüd on väike pakk jälle olemas. Kindel on landilõks ka. Jätan siis sama, peaks olema teeluuretsi lant, millega see üks ise sai tehtud. Jätan selle külge ja vaatan, mis saab. Lähme otsime kõigepealt vaba vett, sest siin jääsupi sees küll püüda ei saa. Äkki kuskil ikka on. Kuskil ikka on äkki seda supivaba osa ka meres. Uue ridva puhul tegemist siis Shimano Beastmaster 300-ga. Testiks peaks tal olema nii palju kui 14–42 grammi. Ja Bobo Sandri jutu järgi pidi olema hea Ameerika ritva. Nii et vaatame, katsetame. Leidsin lõpuks natukene vaba vett. Vaatame, kas kuidagi randaga pääseb siit. Mingid perraeljad lähevad siit. Või ma ei tea, mingi loomaeljad. Aga siit alla saada vast saame. Kive on natukene. Läheme katsetame. Nii. Suht liivane koht. Aga mis seal ikka? Vaatab. Proovib samas kalda pealt, teeme esimesed visked. Nii, esimene vise tehtud, kala ei ole. Võib vist koju ära minna. Tundub, et täna siis ongi selline katsetamise ja veidikene ebaõnnestumise päev. Ritt pooleks, lant minema, akud autos. Aga siit saab ainult paremaks minna. Mis siin muud? Kohe olengi auto juures tagasi ja võtan uued akud ja siis läheb teisele poole Neeme tippu proovima, äkki sealt ikka tuleb midagi. Aku tulemas. Saab minna jälle püüda. Siin, kus ma püüdma saan, on päris palju RMK-alasid.
see, kes teab, kus olen, see teab. Ise ei hakka mainima täpselt. Aga päris tuntud koht. Mehed käivad ja saavad siit kala ja küll tuleb see päev, kui ma ka siit landiga kala kätte saan. Muud varianti lihtsalt pole. Oi. No nii, mis laine nüüd tuleb? Pritsis ikka märjaks. See aasta polegi tali ujumist jõudnud teha veel. Või noh, õigemini see hooaeg. 2024 aasta algus ja 23 lõpp sai ikka päris tublisti käidud kogu aeg. Aga see aasta kuidagi jäin hilja peale ja jäigi alustamata, et muidugi noh, talv pole läbi, nii et enda kättevõtmise asi ja minna. Nii, tuleb uuesti. Peab veidi madalamale minema. Ei ole siin midagi. Oi, kui ilusaid pikki viskeid saab selle ridvaga ikka teha. Läheb jälle päästmiseks. Jalutame pikki kallast edasi veidi. Saab teise nurga alt proovida. Tavaliselt ta jääb kuskile kiviprakku või kivide vahele kuskile niimoodi kinni. Ja siis kui vahetad nurka, siis tuleb lahti. Näed sa, tuligi. Väga ilusti.
tõmbame siit kivide vahelt ka. No tuleb järgmine laine. Laine kõrgus on küll tõusnud. Oi. Lähevad juba päris suureks. Natuke tagasi poole minema. Kiiremas korras tagasi poole minema. Varukas sisse ka. Ei tea, mis see vesi võib olla praegu mingi 3 kraadi kandis äkki või? Ütleme nii, et äratab ülesse. Ja mitte vähe. Ootan ka mina siis nagu teised kalamehed juba jääpüügi algust. Ühe korra eelmise aasta lõpus detsembris sai jää peal käidud. Käisin ühe Kesk-Eesti järve peal, väikese järve peal. Siis oli jää selline 12-13 sentimeetrit. Igati korralik ja paks. Ei olnud lund ega midagi sadanud. Ja jää oli ühtlaselt selline kallast ja keskkohast igalt poolt sama paks. Naelad olid kaelas ja... Aga ahvenat tabada ei õnnestunud too päev. Paar väikest tuli, aga seal järves elavad sellised poolekilosed ja kilosed pätsid ja sellised suured. Ja nad ennast näole ei andnud. Ahah. Jää taha jäi kinni hoopis. Noh. Suured lained tulid järgi mulle. Tere. Absoluutselt ei igatsenud teid. Pole kaldest üldse kaugel ka, paar meetrit ja selline laine. Samas siin läheb nii kiiresti sügavaks, et ei kannata nagu väga palju sissepoole ka minna, et saaks selle laine murdmiskohast mööda, aga mis seal ikka? Kannatab ära. Eestlastel ju kombeks kõik ära kannatada. Plaanin natukene vasakule veel minna. Võib-olla sealt tipust mõned visked teha ja siis peab päeva lõppenuks lugema. Kell hakkab juba, kell on 3. Varsti hakkab päike loojuma ja tagasi linna vaja ka sõita. Läheb siis viimasesse kohta. Teeme siin veel pool tundikest püüki. Maksimaalselt. Ja siis läheb autosse ära. No kas see nüüd oli? Ega ometi. No pigem kahlus see kivi nii nagu kivi ikka.
olen kivi kuningas. Aitab küll tänaseks siis. Tõmbame otsad kokku. Lähme jalutame auto poole tagasi vaikselt. Kuid kõigepealt on vaja siit mäest üles saada. Tänane püügipäev siis tehtud. Juhtus palju. Läks lipp pooleks, 2 lanti. Kala ei saanud. Ja ma ei tea isegi. 200-300 kilomeetrit sai maha sõidetud 2 koha vahel ja Tallinnasse vahepeal. Aga vähemalt sai palju värsket õhku. Ja kala saamine ei olegi alati kõige tähtsam. Püügipäeva lõpus see hea soe kohv, kerge küpsis ja minna selle mõttega ja emotsiooniga järgmisse püügikorda on palju parem. Järgmises osas näeme.